Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videot ja tere tulemast minu esimesse vlogi katsetusse. Nimelt, mul on täna sünnipäev, palju õnne mulle. Ja kuna mul on nädalavahetusel tulemas palju huvitavaid tegemisi, siis ma mõtlesin, et miks mitte proovida esimest korda seda üritada vähemalt vlogida. Ma ei tea, kas sellest tuleb midagi välja või ei tule. Eks olen näha selle järgi, kas te näete seda videot või mitte. Kui te näete, siis järelikult midagi pidi välja tulema. Aga mis mul siis plaanis on? Praegu on siis neljapäeva hommik. Tegin väikse skincare prep'i. Kuna ma magasin täna öösel nii kehvasti, siis mu silmad all olid sellised ilusad Chanel'i kotid ja tuli natukene neid värskendada. Kuna see on ikkagist iluteemaline kanal, siis ma üritan ka siia vlogi panna sisse sellist enda sättimist, kuidas mida ette valmistan ja natukene siis lisaks sellele näitan teile võib-olla ka oma eraelu, mis on natukene hirmutav minu jaoks, sest ma ei ole seda varem niimoodi teinud, ma ei ole oma lähedasi filminud ja niimoodi ma ei tea, kui palju ma neid siia sisse panen, eks ole näha. Ma arvan, et suurem osa nendest ei ole sellest väga vaimustatud, aga igatahes te näete seda, mida mina siis siin nädalavahetusel tegema hakkan. Kuna mul on selline ilus ümmargune number, ma sain siis 30, siis tuleb seda ikkagist natukene korralikumalt tähistada ja mul ongi siis plaanis homme õhtul sõpradega seda tähistada väljas ühes söögikohas, pühapäeval oma perega, jälle ühes restoranis. Kuna ma otsustasin, et ma tahan olla printsess ja mitte midagi ise teha, siis seekord tuleb niimoodi see sünnipäev. Näitangi teile siis, kuidas ma ennast sätin ja laupäeval võib-olla, kuna mul on plaanis kuusk üles panna, siis äkki näitan ka seda protsessi natukene. Jõulumeeleolu hakkab vaikselt peale tungima, mis on igati tore minu arust. Ja praegu ma plaanin minna võib-olla poodi korraks ja peale seda ma lähen oma pöidliküünt korda tegema. Õnneks mu küünetehnik saab nüüd vastu võtta, see otsustas täiesti laiali laguneda. Aga sellise küünega ei saa ju ometi sünnipäeva pidada ja lähen täna veel jalutama ja õhtul viib mu kallis elukaaslane mind restorani. Vaatame võib-olla filmin ka seal väikese klipi. Minu jaoks on natukene hirmutav enda filmimine avalikkuses, sest mul on selline tunne, et inimesed alati vahivad kuidagi imelikult või äkki mu käsi väriseb liiga hullusti ja kindlasti natukene teistsugune kvaliteet tuleb sellel videol kui minu teistel videodel, sellepärast et ma filmin seekord telefoniga kõike ja varem olen ma filminud kaameraga siis need iluvideod. Aga nii palju siis sellest praegu. Lähme päevaga edasi. Läksin Ülemiste keskusesse endale samaks õhtuks kleiti otsima ning proovisin 3 kleiti. Teise kleidi puhul võlusid mind kivikestega õla peale. Ja viimasega joppas, et ma seda ei ostnud. Mu sõbranna tuli selle sama kleidiga mu sünnipäevale. Ma ei teadnud, et tal see on. Preemiaks üks Megani ema kohva. Nii, ma käisin siis Ülemiste shoppamas. Shopping läks väga edukalt. Ma proovisin 3 erinevat kleiti ja ühe ostsin neist ära. Zara, nagu ikka. Suur üllatus. Käisin käinud Saares ja Mangos. Ja Mangos oli ka üks väga ilus kleit, aga minu suurus kahjuks ei olnud. Ja siis sünnipäeva puhul võtsin koffiinist tasuta kohvi, mis on alati tore selline boonus, kui keegi annab sulle midagi tasuta sünnipäeva puhul. Nii et seda tuli kindlasti ära kasutada. Ja nüüd ma lähen küünt korda tegema. Siiamaani on olnud päris tore sünnipäev, palju õnnitlusi. On alati hea tunda ennast hoituna sinu lähedaste poolt. Vahepeal läks aga kiireks ja ma ei jõudnud filmida, kuid siin sõime lõunat sõbrannaga ja see apelsinimahl oli mega värskendav. Kodus sättisin enda õhtuks valmis ja filmisin selle timelapsina sisse. Tegin sellise mõnusa mitte liiga tumeda õhtumeigi ja lisasin ka ripsmed. Ma värvin ainult veel oma huuled ära ja siis olen ready to go. Ma tahan teha suhteliselt neutraalse huule, sellepärast et kui sa sööd ja see värv hakkab sealt kuluma, et see ei näeks liiga veider kuidagi välja. Ja kui ma praegu selle kleidi selga panin, siis ma jälle lihtsalt tõestasin endale, et kui sul on jume peal, siis kõik asjad näevad sinu sellest paremad automaatselt kuidagi välja. Kasutasin Charlotte Tilbury Pillow Talki ja panen siia peale veel Anastasia Laike toonis Venus. See sobib väga hästi Beachy Nude huulte peale. Ainukene asi, mis mulle muret täna teeb, on mu ripsmed. Need millegipärast ei taha üldse nii jääda, nagu nad peaksid jääma. Ja sisenurgad lihtsalt löövad lahti ja ma pean kogu aeg neid uuesti siia tagasi lükkama. See liim nagu toimib mingis mõttes veel, aga ta tahab siit lahti lüüa. Need kaared on ilmselt lihtsalt liiga kanged olnud. Nii, viimase touchina, kuna ma tegin kõik oma juustega väga värskelt, siis ma natukene laseks siia lakki peale, et nad lihtsalt ei turritaks nii palju.
homme lasen ma teha endale loki, nii et jää siia veel, varsti sa näed, kuidas mu imev ja juuksur teeb mulle maailma kõige ilusamad lained. Tänane look sai selline. See sinine on nii ilus, ma olen väga rahul. Mõned niidikesed tuleb siit ainult üle. Eemale Sara kvaliteet, mis sa saada tahad, aga vähemalt sa leiad sealt ilusaid asju. Nii, ready to go! Peale pool tundi ummikutes jõudsime restorani, kus esmalt ootasime lounge'i poole peal. Stardiks toodi need väga ahvatlevad ja maitsvad suupisted. Võtsin õhtu jooksul mõned kokteilid, selle puhul tuli kaasa ka väike show. Atmosfäär oli väga luksi, samas hubane. Sul on võimalus kaugelt piiluda, mis köögis toimub. Õhtu lõpetuseks saime maailma kõige ilusamad magustoidud ning kuigi mu kõht oli rämedalt täis juba, üllatasid nad mind ka veel sünnipäeva koogiga. Jam! No nii, tere ilusat reede lõunat siis võib vist öelda, kell on 11:30 ja ma olen oma tegemistega jõudnud siis nii kaugele, et krabasin natukene sellist kerget lõunasööki ja lähen nüüd töö juurde, kui sellist teeb mulle lokid ja siis teen ise ühe klendi ning siis lähen otsima veel kingade siis keelpatju, sellepärast et kingad, mis ma täna õhtuks tellisin endale, on rämedalt kõrged. Ja et ma üldse suudaksin nendega kõndida või olla, siis ma pean sinna need padjad leidma. Aga eile oli mega tore päev. Aitäh kõikidele, kes õnnitlesid sünnipäeva puhul. Ma tundsin ennast väga hoitud ja armastatuna. Tänane hommik läks ka nii kiiresti. Ma tahtsin tegelikult kodus teha veel mingi miljon asja, millele ma lihtsalt ei jõudnud. Ma ei tea, kuidas see aeg lihtsalt niimoodi lendab. Aga täna õhtul siis tuleb suurem sünnipäeva tähistamine sõpradega, seltskonnaga, mida ma väga ootan, nii et lähme päevaga edasi ja vaatame, kas ja kuidas ma ennast valmis selleks õhtuks täna jõuan. Nii, siin keerab Elis mulle lokikesi. Mina nautisin samal ajal Hawaii Davai smuutit. Väikene lakka ja valmis. So sexy! Väga nice. Enne reede õhtust meiki tegin ka pinguldavat maski, ilus kummitus. Nii, nüüd on lõpuks ometi aeg ennast valmis sättida õhtuks, sellest üldse mitte glamuursest lookis saab kohe varsti vägagi glamuurne look. Natukene võib-olla filmin tänast meikimist ka, aga mitte fulli kõike, nii et vaatame, mis siit välja tuleb. Nii, ma olen saanud pool silomeigist valmis ja natukene ka põhja. Ma päris teile kõike siin ei tahtnud näidata, sest ma kasutasin asju, mida ma veel ei taha teile näidata. Aga järgmiseks ma teen kontuuri, põsepuna. Ma siin just hiljuti 2 uut kreempõsepuna. Üks on Maybellini oma ja teine on Lotti Londoni oma osas tellitud ja ma tahtsin täna vähemalt ühte nendest proovida. Nii et let's do it. See Maybellini oma on selline külm roosa, ma ütleks. Keelkreempõsepuna on see, aga ma ei näe kuskil tooni. 10 Pink Scorch. Mulle meeldib seda suhteliselt kõrgele kanda ja väga nunnu see ei anna nagu liiga tugevat efekti, aga samas annab kohe näo mingi sära juurde. Ja kui seda isegi läheks liiga palju, siis kuna ma ei ole veel peitekreemi peale võndnud, siis seda on väga lihtne sellega lahendada. Ja järgmisena siia peale kohe kreemkontuur. Ma kasutan Charlotte Tilbury Contour Wandi. Mul on see tumedam toon, aga kuna see on tõesti väga tume, siis seda tuleb ettevaatlikult panna. Ta küll blendib ilusasti välja, aga alguses võib ikkagi tulla päris intensiivne, nii et ma isegi pühin siit pintslit tühjaks nüüd temast. Ja mu nägu on ilmselgelt tumedam, kui ta enne oli, aga mu keha tuleb ka tume. Ma kavatsen täna Vita Liberata Body Blur peale kanda, nii et see teeb mind ka jumekamaks kehalt ja et see matchiks mu näoga, siis ma tegin oma näoga tumedam. Kuna nüüd on see ümmargune number 30 käes, siis paljud küsivad mu käest, et mis tunne siis on ja ma pean ütlema, mul ei ole mitte mingisugust tunnet. Ma ei saa midagi aru, et midagi oleks teisiti või et midagi oleks halvasti. Ma üldse ei põe seda, et see 30 sinna ette tuli. Peitekreemiks läheb Diori peitekas. Blendime selle ilusti svammiga sisse. Ja et see veidikene glow'd ka lisada, siis veel Charlotte Tilbury Hollywood filter, kui ma juba lisasin seda siia alla ka, aga topelt ei kärise. Ja nüüd kinnitame selle puudriga ja ma kasutan selle jaoks Browsi 3-nurkset puudripatti. Lisan alla descriptionisse ka lingi, kus sa seda puudripatti osta saad, kui sa soovid. Ilmselt kõige aeganedam osa täna minu
meigist saab olema ripsunud, siis ma mõtlesin, et ma tahan täna kaarte asemel tutikud panna, et ma ei peaks muretsema, et need kuhugile lähevad, aga tutikute panemine võtab oluliselt kauem aega kui ribade kleepimine. Nii, aga rohkem ma praegu edasi ei filmi, näitan teile siis, kui valmis kõik juba on. Kiiruga filmisin kogemata vales formaadis, kuid ma jäin väga rahule meigi lõpptulemusega ja olin valmis peoks. Millegipärast poosetamisvideosid unustasime teha, nii et väikesed klõpsud siia mul lookist. Laupäeval hakkasime kuuske üles panema, kõikide nende oksade paika saamine võttis päris kaua aega, aga saime tehtud. Siis hakkasin kuusekest kaunistama ja siin on esialgne tulemus mõningate ehetega. Hei, on laupäeva õhtu ja ma olen kodus, panen kuusekest püsti ja üritan seda ehtida. See aasta ostsime uue kunstkuuse mõttega, et see jääb pikaks ajaks ja me otsisime sellist, mis näeks välja täielikult nagu päris kuusk, ehk siis kõik oksad on nagu päris okastega. Eile siis pidasin sõpradega sünnipäeva, see läks väga toredalt. Tähistasin siis Sushi Plaza Isakajas ja jäin väga rahule nendega. Toit oli hea, joogid olid ka head ja teenindus oli ka väga hea. Nii et kui te otsite sellist mõnusat kohta, kus oma sünnipäeva pidada, aga kus ei oleks väga intensiivne möll teie ümber, siis ma soovitan seda kohta väga. Ja eriti kui muidugi armastate sushit, sest et seal oli väga-väga hea sushi. Sushi Plaza nimi räägib iseenda eest, aga seal ei ole päris see tavaline Sushi Plaza menüü, vaid natukene parem ja eriti soovitan veganitele, sest me proovisime seal ära ka eile vegan sushi, mis oli väga-väga hea. Vegan kalaga, siis actually see nägi välja nagu päris, aga ei olnud. Täna ongi siis selline natuke vässukas päev. Olen ilma meigita, siis mõtlesin, et ma lasen täna näol puhata ja homme siis pean sünnipäeva oma perega, nii et tuleb jälle ennast üles lüüa. Selles suhtes ma mõtlesin täna sellele, et mul on ikka vedanud, et ma olen ise meikar. Kui ma peaksin tähistama oma sünnipäeva niimoodi 3 erineval päeval ja tahaks iga kord olla ilusa meigiga, siis ma peaksin käima 3 korda meigis või? No vist väga mitte. Ja saab ennast jälle üles lüüa ja lähme sööma Rukolasse, mis on siuke mõnus koht, ma arvan, kus perega oma sünnipäeva pidada. Ja see aasta tõesti, need sünnipäeva pidamised on sellised intensiivsemad, ekstravagantsemad kui võib-olla varasemad, aga ma mõtlesin, ma saan ainult 1 kord elus 30 ja tõenäoliselt järgmised aastad tulevad oluliselt tagasihoidlikumad. Nii et mõtlesin, et seekord võib seda endale lubada. Sellest jäävad toredad mälestused sinu sõpradega ja lähedastega, nii et see on minu arust igati väärt seda. Aga kuusest veel me otsustasime siis ehtida seekord valgete ja rohelistega. Mul on siin väga palju kuule veel külge panna, eriti tüütud on need, kus sa oled ostnud komplekti, kus on sellised kuulid, aga siin ei ole veel seda aasa küljes, eks siis sa pead kõik need ise siia siduma, aga ma usun, et lõpptulemus on mega-mega ilus ja ma kindlasti näitan teile seda ka, kui see valmis on. Aga tänaseks õhtuks, ma arvan, jutuga suht kõik. Hiljem on meil plaanis siin hiinakat süüa ja lihtsalt chillida ja võib-olla natuke jalgat vaadata. Nii et siuke chill laupäev. Vaat nii. Hei, praegu on siis siuke pühapäeva hommikupoolik ja ma olen juba tegelikult päris kaua toimetanud, aga ma tahtsin teile oma kuusekest näidata. Ma sättisin seda ikka mega kaua, aga ma jäin väga rahule ja mul lemmikosa on see lips siin. No see on iga haraka unistus lihtsalt. Mega-mega ilus. Praegu on mul ainult 1, sellepärast ma kogemata tellisin ainult 1, kuigi ma tahtsin 3. Aga ma loodan, et ma saan 2 veel juurde. Ja see on Kardestist pärit, kui otsite ka seda, siis sealt saab. Ja tellisin e-poest. Tuli ilusti kohale. Ja täna ootab siis mind ees perega sünnipäeva tähistamine, mis tähendab seda, et mul tuleb kodus koristada päris korralikult, ennast valmis panna ja siis saab juba päeva edasi nautida. Aitäh, kui sa oled siiamaani vastu pidanud selle vlogi vaatamisega ja kui see ei võta sult tükki küljes, siis jäta videole kindlasti ka like ja subscribe minu kanalit, et näha ka minu järgmisi videosid. Aga mina lähen nüüd toimetama, vaatame, kuidas see päev edasi kulgeb. Loodan, et hästi. Selline sai lõpptulemus valgete, rohekate ja helekuldsete detailidega. Klassikalise harakana lisaksin ma siia muidugi veelehteid. Kerli, õnne soovime sul. Nii,
sünnipäeva nädalavahetus ongi läbi saanud. täna oli päris emotsionaalne päev. See oli üliarmas sünnipäev lihtsalt. ma ei teinud väga palju klippe võib-olla. ma pean seda vlogimist harjutama veel. ma arvan, et see ei tulnud ilmselt kõige paremini seekord välja, aga äkki midagi ma ikkagi sain videosse. Kokkuvõtteks mega tore nädalavahetus ja väga meeldejääv sünnipäev kindlasti. Ulme, et see kell nüüd läbi jään, aga muidugi samas natuke nagu väsinud sellest nüüd, aga väga õnnelik. Nüüd tuleb see detsember veel kuidagi vastu võtta ja läbi teha, mis saab olema ülitöine, aga mul on siiski plaanis YouTube'i teha veel mitu videot enne aastavahetust, nii et tööd saab palju olema. ja aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid ja näeme juba minu järgmises videos. Tšau!